Tere, hea jalgpallisõber! Meile siin Sokernetis meeldib inimestega juttu rääkida ja kui meeldib, no siis tuleb seda teha. Et eetrit ikka jaguks, oleme loonud uue saatesarja Üks ühele, kus siis jätame elulood kõrvale ja keskendume rohkem päevakajalistele teemadele. Selle olulise palli olen otsustanud mängu panna koos Eesti jalgpalli ühe tähtsama mehega, meestekoondise peatreener Jürgen Henn. Tere! Tere! No mis tunne on? Oled tähtis mees? Ei ole. Miks nii? Ei ole. No, ma ei tea, ei tunne, et ma arvan, et ma olen lihtsalt üks liige või üks inimene meeskonnast, et ma ise kindlasti seda nagu ei tunne. No olgu. Teeme siis ühe sellise väikse soojenduse ka sellele asjale. Olen selline 3 toredat, võimalikult ümmargust küsimust kirja pannud. Esiteks, mida teeksid siis, kui sa ei tegeleks, ei oleks jalgpalli sees? Väga keeruline küsimus. Väga raske. Ega ma olen päriselt ise ka seda nagu mõelnud ja ma ei ole siiamaani nagu välja mõelnud, et küllap ma midagi nagu leiaks, aga tõesti see on nagu, ma ei oska ausalt nagu vastata sellele. Mõni muu spordiala? Keeruline, et sport mulle isest meeldib, aga kuna ma olen ikkagi jalgpalli mänginud ja teistest ütleme, olen pigem nagu kaugel selles osas, et kaugel, et olla nagu seotud seal treenerina või muud moodi, et ma ikkagi nii palju muid spordialast nagu ei jaga, et võib-olla töötaksin kuskil spordiorganisatsioonis mingisuguses rollis, et võib-olla midagi sellist. No jääme siis sinna jalgpalli juurde. Mida pead oma parimaks omaduseks ja mida halvimaks? Parimaks, võib-olla see, et ma olen ikkagi enda töö osas, ma arvan, suhteliselt kriitiline, ja otsin kogu aeg viise ükskõik siis mis nurga alt, kuidas areneda, kuidas paremaks saada, kuidas parandada detailides, ütleme, oma tööd on siis kas või alustades presentatsioonidest, lõpetades taktika ja mänguga, et ma arvan, et see on üks tugevusi ja nõrkusi. Eks seda võib-olla saab ka nõrkuseks vahest nimetada, et siis kipud vahest üle mõtlema, tahad liiga palju asju kontrollida, ära teha, et võib kaduda ka selline natukene vabadus ja selline rahulikumalt võtmine, ütleme niimoodi, et siis see ka stress võib kuhjuda selle tõttu, et äkki saab need 2 kokku panna. Ma arvan, et saab. Mis on mingisugune moto või tõekspidamine, mille järgi elus juhindud? Võib-olla siiamaani on päris hästi töötanud see, et ma ei ole kuidagi väga nagu kramplikult ühegi eesmärgi nimel töötanud või liikunud, et mul on mingi väga-väga selge siht, et ma olen pigem liikunud selliselt, et ma annan selles kohas, kus ma olen endast parima, olen, igatpidi üritan olla avatud ja siis siiamaani vähemalt elu on mind kuidagi õigete asjade juurde nagu viinud õigel hetkel. No see õige asi on siis praegu Eesti meestekoondis ja koondise aasta on siis lõppenud kokku 10 mängu, 2 võitu, 2 viiki ja 6 kaotust. Kas need numbrid kirjeldavad sinu jaoks, kas seda tunnet, mis selle koondise aasta sinusse sisse jättis? Ma arvan, et tunnet küll, aga kui vaadata, siis võib-olla sinna nagu numbrite, nende numbrite taha, mis kõige esimesena kohe silma paistavad, et siis võib-olla see tunne on natukene teissugune, et analüüsides ja võrreldes eelmist, üle-eelmist ja siin veel varasemaid aastad, et siis enamikes, statistilistes numbrites me oleme päris suure sammu nagu edasi teinud, aga mitte, et see, oleks nüüd vabandus, et sellest mitte nagu valesti aru saada, et loomulikult jalgpall ongi emotsionaalne mäng ja see tunne, mis mängust nagu jääb, eks seega kannab seda, emotsiooni või tunnet ka nagu aasta lõikes, et sellepärast treenerina mina peangi vaatama ka natukene, rahulikumas meeleolus veel mängud üle, vaatama natukene numbreid, et need järeldused ja see tunne seal taga ja otsused, mis me pärast teeme, oleksid õiged, et tihtipeale ka ise ju peale mängu vahetult või mängu ajal on tunne samamoodi vahest liiga negatiivne, vahest liiga positiivne, et sellepärast on mina leian, et oluline seda tunnet tasakaalustada vahest kas numbritega, et see oleks võimalikult, objektiivne, aga selles mõttes loomulikult ma saan aru, et seda tunnet kannab siin võib-olla mõned sellised mängud, mida me ei suutnud enda kasuks pöörata, mida me kindlasti soovisime ja ütleks ka, et võib-olla mängupilt teatud mõttes nagu toetas seda, et oleks võinud teistpidi minna ja kui need mängud oleks läinud teistpidi, nagu ikka jalgpallis, et lõpuks sa võid treenerina teha ükskõik mida, aga tulemus järgi
öeldakse, kas see oli õige või vale põhimõtteliselt, et kui sa teed tulemuse ära, siis sa oled geenius, kui tulemust ei tee ära, siis ei ole, et nii ta on. Kas, no kui me võtame ette need kaotused, mida oli siis tänavu paraku rohkem, kas näiteks kaotus Iisraelile näiteks siin kodus on kuidagi teistsugune kui näiteks see viimane kaotus Norral, et kas kaotustel saab olla mingisugune väga erinev kaal või tunne? Ma arvan, et ikka saab, et esiteks kuidas siis ütleme meeskond selles mängus esines, kuidas sa siis, sest vastased on ütleme väga erinevast kaalukategooriast, mängid väga erineva klassiga meeskonna vastu, et võid, ma arvan, et mängida nagu hästi, olla teatud mõttes, teatud ütleme aspektidega rahul ka kaotusmängus ja vastupidi mõni kaotus või vastupidi mõni võit võib tegelikult, kui jällegi emotsioonid kõrvale jätta, et kui mängu vaadata nagu numbreid ja need asjad võib jällegi olla halva maiguga, nii et kindlasti on, ma arvan, mängud väga erineva sellise tundega. No kui sa ütlesid, need statistilised näitajad on siin olnud nii-öelda tõusuteel, mis on need statistilised näitajad, mida sa kindlasti vaatad või millest sa tahad nagu kinni haarata? No ütleme esimene emotsioon või ütleme esmane analüüs siin nädal peale koondise lõppu, et praegu olen peale vaadanud võib-olla sellistele nagu põhilistele numbritele, väravatele, oodatud ja lastud väravad, löögid, palli valdamine, söödu täpsus ja nii edasi, et praegu olen keskendunud sellistele põhilistele numbritele, mis annaks võib-olla sellise esmase indikatsiooni, et mis suunas me oleme liikunud. Ja on sinu selline järeldus, et ikkagi liigume aina edasi? Hetkel küll, et tuleb veel loomulikult vaadata numbritesse veel rohkem, ma arvan, natukene sisse, et mida nad veel räägivad, aga esmalt esimene tunne nende pealt on küll selline, et oleme teinud nii löödud väravate arvus, sammu edasi palli valdamises, söötude arvus, löökides ja nii edasi, et oleme ka mõningates asjades, ütleme, või ühes-kahes valdkonnas siis just lastud löögid meie värava suunas on natukene tõusnud, mis annab jällegi selles mõttes selge suuna, millega me peame järgmine aasta tööd tegema. Kas on midagi, millega sa olid tänavu kuidagi 100% rahul? Ma ei usu, et ükski treener sulle ütleb, et ta oli 100% rahul, et see oli ideaalne, et ma ei usu, et me võib-olla standardolukorrad võib välja tuua, et ma arvan, et arvestades ka seda hulka, mida me pidime kaitsma, et siis ja milliste meeskondade vastu, et siis ma arvan, et standardolukorda nii kaitses kui rünnakul tulime päris hästi toime, et lõime 3 väravat, kui ma ei eksi, nurgalöökidest, ühe audist, et ma arvan, et just nurgalöögid olid selline positiivne. Kas see viimatine võit Küprose üle 4-2, kas see kuidagi päästis selle koondise aasta? Ma arvan, et tunnetuslikult kindlasti või sellise emotsiooni mõttes kindlasti ma arvan, et on lihtsam minna, et eks ikka võidud annavad ju ka enesekindlust, et jällegi treenerina sa võid ju lüüa letti igasugused numbrid ja kõik, mis aitavad sul võib-olla nagu mängu analüüsida ja näha, ütleme sellist, seda ütleme ilma emotsioonita, aga lõpuks ikkagi loeb see nagu, mis tundega vaataja läheb väljakult teleka eest ära, et ma arvan, et see oli tähtis ja võib-olla isegi oli hea, et me ei võitnud seda mängu, ütleme, sellise nagu väga-väga hea mänguga või oli lihtsalt selline, ma arvan, et kus me tegime tulemuse raskest seisust mingis mõttes ära, et millest võib-olla on ka puudust olnud viimastel aastatel. No sügis oli üsna karm kohati, kas sa panid need mängud, need tulemused kuidagi sind endas kahtlema? Kas just minus endas, aga ma arvan, et ühe põhjusena see pärast seda, just seda sügist me tegimegi selle formatsiooni muutuse ka, et eks ta mul oli juba varasemalt ka kuklas, aga erinevate asjaoludel siis otsustasime seda natukene nagu edasi lükata või veel saada nagu kinnitust, et kas see on õige hetk teha ja kas seda peame tegema, aga nüüd ma arvan, et see formatsiooni muutus võib-olla andis mingisuguse sellise stabiilsuse uuesti meile, et jah, kas nüüd just kahtlema, aga kindlasti, et see oli üks nagu faktor, miks me sellega asetuse või formatsiooni muutuse tõime. Kas selliseid hetki on ka olnud, kus su pea on täiesti tühi ja ei tea, mis järgmine samm võiks olla?
ei tea, kas just nagu täiesti tühi, et võib-olla jah, peale mänge ikka vahest on selline nagu ütleme nõutu tunne, et täpselt ei tea, et miks läks ühtepidi või teistpidi või et miks meil ei olnud seal väravat ja miks me jälle nii eksisime ja nii edasi, et eks seda nõutust ikka on, aga kui vaadata mängu, et üldiselt mäng ise või vastane just esitab sulle nagu küsimused ja samas annab ka läbi selle küsimuse siis vastuse, millega sa pead tööd tegema, kui sa piisavalt tähelepanelikult või hästi seda mängu järgi vaatad ja analüüsid, et sealt üldiselt saad ka teada, mida on vaja parandada. Kas oma töökoha pärast oled ka kartnud selle aasta jooksul? Kas nüüd nagu kartnud, et mitte seda, et eks loomulikult jällegi see aasta lõpp, ma ju ütleme, mitte et ma ise otsiks mingisuguseid pealkirju või asju, et ma ise ikkagi selles osas üritan eemale hoida, et just hoida oma see pea nagu puhas, et ma ei laseks väga palju mõjutada sellest, mis ümber toimub, aga eks ma saan ju teatud mõttes ikka aru, ütleme, mis võib-olla hoiak on, aga ma otseselt nagu kartnud ei ole, et ma vastupidi olen üritanud jääda siis kindlaks sellele, mis ma teen, mis ma usun, et on meeskonnale parim ja siis mingis mõttes tuleb, mis tuleb, et olen uskunud endiselt meeskonda 100% sellesse nende nagu võimetesse ja lõpuks on selge, et mina vastutan, aga minu nagu usk meeskonda ei ole selles osas nagu kõikunud, et lõpuks on minu töö leida lahendus ja panna nad nii hästi mängima, kui ma arvan, et see grupp on võimalik ja lõpuks ma tean ise ka, et kui ma seda ei suuda, et siis on selge, et tuleb keegi teine inimene ja ma loodan, et teeb siis minust palju paremini, et ma ikkagi elan Eesti jalgpallile kaasa ja seda, ütleme, ei võta nagu, loomulikult ta on natukene ka isiklik, et tunned ikka, et oled alt vedanud või ei ole võib-olla suutnud teha nii hästi, kui soovid, kui hästi tahad, aga lõpuks alati jalgpallis ka lihtsalt võib-olla asjad ei klapi alati, et selles mõttes ma olen üritanud seda ikka võtta ka nagu professionaalselt ja nii kaine mõistusega kui saab, et kui peaks minema, et ma ei ole selleks tööks enam parim inimene, et siis ma väga loodan, et tuleb keegi, kes suudab siis teha sammu edasi. Siin viimase mängu eel Vladimir Vassiljev, kes on ka varem Eesti koondise juures töötanud, nüüd on siis Premiumi liigas Paide juures, ütles, et sa oled enam-vähem saanud tegelikult sellest meeskonnast maksimumi kätte, et kuna meil ongi päris palju Premiumi liiga mängijaid, siis ongi liiga palju oodata, et nad võib-olla siin Premier League'i mängijatega tegelikult sammus püsivad. Kas mäletad seda intervjuud, oled sa tema selliste mõtetega nõus? Ma ei ole ise seda lugenud, et ma selles mõttes seda ei oska kommenteerida, et ma kindlasti mõistan ühtepidi, et nagu sa ütlesid, et teatud hetkedel vahe ikkagi tippmeeskondadega on väga suur, et kui me vaatame kas või sellele ajale tagasi, kui siis 10-15 aastat tagasi, kui me koondisel olid meie parimad ajad, et kuidas meie praktiliselt terve koosseis tuli välismaalt ja Eestist oli väga raske pääseda pingile või koosseisu. Et loomulikult selle ajaga on mingisugune võib-olla vahe veel meil sees, aga ma ise ütleme, kuidas ma ütlen siis, võib-olla olen natukene naiivne, võib-olla loodan liiga palju, aga ma loodan või ma usun, et see ei ole nagu veel päris meie nagu maksimum, ma tahaks küll uskuda, et me saame sellest meeskonnast rohkem kätte, vähemalt ma ise töötan kindlasti nagu selle nimel, et leida üles need kohad siis, kus me saame veel vähemalt nii palju nagu juurde panna, et see vahe siis oleks suurematega väiksem. Kas, kui mõtleme selle 500 tagaliini peale ja mõtleme sellele, et tegelikult Toomas Häberli justkui sai kõvasti pikki pead selle 500 tagaliini pärast, siis kuidas sina selle juurde jõudsid? Jah, eks ma arvan, et iga formatsiooni või taktikaga on küsimus selles, kuidas seda mängida, et saab mängida ju kõiki formatsioone, saab mängida halvasti, saab mängida hästi, saab mängijad panna õigesse positsiooni ja saab panna võib-olla mitte nii õigesse positsiooni, et eks esialgu olid ka võib-olla mängijad, kui me mõtleme, et Vlassi mängis ääreründajat ja võib-olla mingite mängijate positsioonid on siin ka nüüd selle 1,5 aasta jooksul natukene muutunud, olen ise õppinud meeskonna kohta, meeskonna tugevuste, nõrguste kohta, et see on olnud selline võib-olla selline loogiline kuidagi progressioon või areng, et mängud on näidanud, et paljude vastastega
me võib-olla 4-sega kaitstes jääme natukene just laiuse kaitsmisega hätta, et see aitab meil natukene kaitses võib-olla olla stabiilsed, et ja nüüd arvestades ka võib-olla mängijate natukene profiile, et selliseid ääreründajaid tõesti sellisele tasemele meil on ühtepidi on hetkel vähe ja vaadates ka tulevikku, et on võib-olla vähem peale nagu tulemas, et selle, ütleme süsteemi taga siis on ka selline mitmekihiline võib-olla mõttekäik, ütleme niimoodi, et loodame, et see siis järgmisesse aastasse, et vaatame, kuidas mis järgmine aasta nagu toob, et hea on nüüd, et meil on olnud sellised 2,5 head mängu all, mille põhjal siis teha natukene võib-olla järeldusi järgmise aasta suhtes. Võttes sama teema nagu teisest küljest lauale, kas sa tunned, et kuna sina oled Eesti treener, Häberli oli välismaa treener, et kas siis nii-öelda teda hakiti rohkem puhtalt sellepärast, et ta ei olnud nagu selline oma inimene, et kas saad kuidagi avanssi selle eest, et sa oled Eesti treener, meie oma mees? Raske öelda, et ma ei oska öelda, et ma arvan, et lõpuks ikka loevad, ma arvan, tulemused ja see emotsioon ja mängupilt, et raske öelda, et kas ma saan avanssi või mitte. Tavaline selline pealkirja muster meedias on, et Henn tegi midagi, Henn jättis kellegi koosseisust välja, Henn valis kellegi koosseisu. Kui palju on tegelikult seal Jürgen Henn taga, ehk siis sina? Lõpuks on selge, et kõik, ütleme, mingis mõttes kõik, mis toimub A-koondises on minu vastutada, et tahan ma seda või mitte, et nii väiksemad kui suuremad asjad, isegi asjad, mida võib-olla mängijad teevad väljakul, et lõpuks see on ikkagi minu vastutada, tahan ma seda või mitte, saan ma seda otsesemalt kontrollida või kaudsemalt kontrollida, et lõpuks ikkagi on see minu töö, nii et loomulikult iga või paljude otsuste taga on ikkagi meeskonna töö, me arutame asjad läbi, aga lõpuks ikkagi see on minu töö. On midagi konkreetselt olnud, kus tegelikult mingisuguse geniaalse idee taga on, ma ei tea, Joel Lindermitte ja siis sina saad tähesära endale? Ma arvan, et on, et võib-olla hea näide on see kodus, see nüüd ei olnud küll see aasta, aga see kodus kick-offist löödud värava Aserbaidžaanile, et kus mina tegelikult ütlesin Joelile, et äkki peaks korraks palli hoidma, Joel ütles, et ei, paneme pika ette et see on võib-olla nagu esimene, mis pähe tuleb. Kas on mingid otsuseid olnud või mis on kõige sellisem hilisem otsus seoses näiteks algkoosseisuga, mille sa oled teinud? No võib-olla mängupäeva hommikul, et see on selline kõige hilisem, et kui on seal 2 päeva mängude vahel, et siis on võib-olla vaja aega natukene seedida, mulle meeldib sellise külma peaga või et oled võib-olla välja puhanud, pea on värske, et natukene igasugused mõtted on lahtunud, et teha see otsus võimalikult kaalutletult. On siis seda ka päris olnud, et lähed magama, et ma ei tea, seal keskväljal kohal mängib üks mees, ärkad üles 100% oled kindel, et ei, seal peab olema teine mees? Ikka on, et ütleme, et treener, mina arvan, et peab ikkagi toetuma ka kõhutundele, ja vahest lihtsalt seda kõhutunnet nagu aju tuleb mingite teiste ideedega, et siis on vaja võib-olla selle kõhutundel lasta natukene nagu esile kerkida, ja siis et ikka seda on juhtunud, Kuidas tagasisidega on inimesed kuidagi tänaval poest tulnud ligi midagi öelnud või kuskile sotsiaalmeediasse kirjutanud? Kusjuures üllatavalt isegi ma ootasin näiteks peale seda Moldova mängu, et on nagu rohkem negatiivset tagasisidet, aga see oli üllatavalt peale seda akent ühesõnaga ma sain hoopis ainult nagu positiivset, poest tuldi paar korda rääkima ja et selles mõttes oli väga, väga huvitav nagu dünaamika. Aga vastad siis ka, või kui sotsiaalmeedias kuskil kirjutatakse, kas vastad ka kuidagi arutled või kuidas need nagu vestlused on? Sest et... Sotsiaalmeedias ma üldiselt väga ise aktiivne ei ole, et seal pigem mitte, aga ütleme tänaval, kui inimesed on tulnud rääkima, et siis pigem küll, et arutled nii-öelda viisakalt lõpuni? Ja paljudel juhtudel küll, et kui aega ikka on, et siis ikkagi olen valmis ikkagi fännidega natukene, ütleme, arutama asju. On niimoodi ka olnud, et tegelikult tahaks kangesti nagu rahu saada või tegelikult siis jätadki peale selle emotsiooni, et tema tuleb sinu ja tema on nii-öelda huvitatud sinust ja sinu tööst? Ja eriti seni, kuni see on, ütleme, ma arvan selline nagu
kaalutletud ja normaalne suhtlus, et isegi kui see on vahest, ütleme selline, ei ole võib-olla meeldiv tagasiside, sest ma saan ju aru, et inimestele läheb korda ja see on nagu, ma arvan, normaalne, et selles mõttes ma ikkagi püüan olla nagu nii avatud, kui saan. Kui palju sa Premium-liigat jälgid läbi terve hooaja? Premium-liigat järgin päris palju, ma ütleks, et ikkagi iga voor käin, ma arvan, kui ma just ei ole kuskil vaatamas kedagi välismaal või keskendunud välismängijatele, et siis ma ikkagi iga voor käin mõnel mängul kohal isegi rohkem ja mingitel päevadel käin mitmel mängul, et ma arvan, et päris palju jälgin. Sõltub see tugevalt sellest, et seal mängiksid need tänased koondislased või kuidagi jälgid ka seal näiteks, kes seal U21 mängivad, et kuidas näiteks sa neid valikuid teed? Jah, mõlemat, et vahest on väga konkreetne võib-olla huvi teatud mängijat näha, vahest lähen lihtsalt üleüldiselt vaatama, et kas keegi jääb silma, vaatan praeguseid, vaatan võib-olla tulevasi, et seal on selline, jah, ma arvan, tasakaal, et hoida ka just oma see vaateväli avatud, et vaadata võib-olla teatud mängijate osas, et kuidas nad on arenenud aasta jooksul ja nii edasi, et ma arvan, et siin on mõlemat. Kui palju mängijaid tänavu sinu Excelisse juurde tuli tänu Premium-liiga vaatamisele? No numbrit on raske öelda, aga ma arvan, et see on juba päris suur, et loomulikult arvestades meie ressurssi, et mingid valikud nagu peame hoidma võib-olla kitsamana, et on võib-olla mingi natukene laiem ring, kus on rohkem mängijaid ja siis kui aken tuleb lähemale, et eks see siis valik natukene läheb kitsamaks. Koondise peatreenerina, kui palju sa võid kaasa elada oma endisele koduklubile Florale, kes siis tänavu meistriks tuli, et kas natuke nagu ju, me justkui mõistaksime, et su süda on kuskil osakese jagu seal Floras ka, aga samas võib-olla avalikkuses me ei tahaks, et koondise peatreenerist ja klubi niimoodi helistaks. Ja ma arvan, et mu kodused võivad ka öelda, et ma olen täiesti nagu neutraalne, et ma loomulikult Flora peatreenerile saatsin sõnumi, aga ma saatsin eelmine aasta ka Levadia peatreenerile ja nendele mängijatele ja nii edasi, et ma arvan, et selles osas ma olen ikkagi suhteliselt nagu neutraalne, et ma käin, kui ma ütlesin, ma arvan, suhteliselt võrdse osakaaluga kõiki mänge vaatamas, nii et selles osas minu huvi hetkel on ikkagi, et Eesti jalgpall läheks nagu õiges suunas. Aga esiliigat ka vaatad? Põgusalt vaatan, mitte võib-olla nii teravdatud tähelepanuga, aga ikkagi midagi vaatan. No põhirõhk vast on ikkagi ka koondise mängijatel, kes siis ka välismaal mängivad. Kui kõvasti südant valutad, kui näiteks Karl Jakob Hein praegu ei mängi? Eks ikka, et loomulikult võib-olla Karliga on lihtsalt hea, ka eelmistet aastat olnud hea kogemus, et ta on olnud ka siis, ma arvan, koondise jaoks päris, ütleme, kindel, kui tal ei ole nii palju minuteid all, eks ta on ka kogenud ja ütleme siis piisavalt kogenud selles vallas, et ta on, ma arvan, et seda juba läbi elanud karjääris mõned korrad. Aga loomulikult tema arengu seisukohalt ja pikas plaanis me eelistaks loomulikult, et ta mängib, aga hetkel, ütleme, arvestades, kuidas ta on koondises ka olnud, et veel hetkel ma liiga palju ei muretse, aga pikemas plaanis kindlasti ta ise ka loodab, et ta hakkab mängima. Mis su järgmised sellised reisiplaanid on, et siin 2 akna vahel, kui seal märtsis alles tuleb järgmine turniir, et kus sa planeerid minna? Just homseks on kalendris see pandud, et skautimise plaan paika panna uueks aastaks, et vaadata eriti võib-olla peale uut aastat, kus siin kohalikud mängijad võib-olla liiguvad kuskile välismaale, et ka sellest sõltub päris palju, et sest need, kes praegu välismaal on, et ütleme, enamik on läbi käidud, kindlasti on mõned kohad veel, kuhu tahaks minna, võib-olla on vaja mõnda mängijat uuesti külastada, hoida kätt pulsil, aga sõltub ka päris palju sellest, et kuhu need kohalikud mängijad nüüd liikumas on. Aga tuleval jõulukuul saad natukene rahulikumalt ka perega olla, võtta aega ise endale? Ja kindlasti leiab nüüd rohkem aega, et tööd kindlasti teen ka endiselt, et tavaliselt läheb peale selle akna mul taastumiseks natukene nädalake ja siis tuleb juba selline uuesti energia sisse, aga kindlasti ma arvan, on tähtis ka nende akende vahel olla
koguda värskust, olla perega, et need, eriti see sügis on selline päris intensiivne, kus päris palju ollakse kodust ära, et ma arvan, et see ka samamoodi mängijatele oluline puhkamise aeg ja treeneritele. Oskad sa ennast nagu täiesti nulli ka tõmmata koondise asjadest, et niimoodi, et peas ei ole ühtegi? Ei. Aga mis on mingid nippe, et kuidas sa saad seda koondise mõtteid nagu võimalikult miinimumi tõmmata? Ma arvan, et jah, trenni tehes või mingid sellised emotsionaalsemad tegevused, et ongi teed sporti, käid jalgpalli vaatamas, siis ma vahest elan fännina kaasa nagu rohkem, ütleme, et vahest on mingid mängud, kus kuidagi lülitad ennast välja, et ei vaata võib-olla sellise analüütilise pilguga alati, et aga jah, üldiselt need on sellised mingisugused emotsionaalsed tegevused, kus ei ole aega nagu mõelda, et kas kinos või teatris, et kuigi need on suhteliselt vähe, aga kui need üksikud momendid, et siis see on võib-olla selline aeg. Just mõtlesin, siia sobiks lõpetuseks selline hea soovitus, et tõid teatri välja, mis oli viimane teatrietendus või mis tüüpi teatrit sulle meeldib vaadata? Pigem see peaks olema ikkagi selline kaasahaarav, et viimane oli Jussikese 7 sõpra, kui ma õigesti, see oli, ma arvan, 2-3 kuud tagasi, et see oli päris huvitav, et seda ma isegi julgeks nagu soovitada, et see igav ei hakanud. No vot siis Jussikese 7 sõbraga saamegi siit nüüd laiali minna. Aitäh sulle, Jürgen, nende juttude eest, soovime koondisele palju edu. Ja aitäh ka teile meiega seda esimest 1-1 pallimängu kaasa elamast. Ehk siis näis, kes on järgmine inimene selle laua taga, aga seniks kõike head. Kõike head.